Eesti muusikapäevade selline teema on roheline heli. Kuidas sina, Tanja, enda jaoks oled seda mõtestanud või kas sa haakud selle teemaga? No see teema loomulikult haakub minu jaoks väga hästi. Üldse ma arvan, et igat inimest puudutab selline teema. Ma ei kujutaks ette ühtegi inimest, keda see ei puudutaks. Roheline on ju eluvärv, just embod meil kevadel ka, et kõik see taassünd ja roheliseks minek. Ja siis loomulikult see meie maakera värv on põhiliselt roheline. Ja mul on väga hea meel, et emb just sellise teemaga tegeleb, sest minu meelest praegusel ajal, kui maailm on selline, nagu ta on äärmiselt vajalik rääkida sellest rohelusest, mis meie ümber on ja püüda kuidagi seda kaitsta või püüda säilitada. Ja mul on tunne, et võib-olla sellised poliitilised seisukohtade väljendamised ja sellised verbaalsed väljendused, et sellest ei piisa praegu, et on vaja midagi, mis läheks inimesele sügavamale sisse selleks, et see puudutaks üldse, et mingisugunegi ohutunne jõuaks inimesteni võib-olla selle kaudu. Mul on tunne, et meie inimestel tänapäeval puudub ohutunne, et nad ei saa, kes nad, et meie ei saa aru, et tegelikult kui kaugele me oleme läinud enese häviniguga, et meil on vaja midagi väga kiiresti muuta.